Miks on oluline, et juht oleks lisaks intelligentsusele ehk siis sellistele erialastele teadmistele ka sotsiaalselt intelligentne ja emotsionaalselt intelligentne? Või äkki oleks õigem üldse küsida, kui sa mõtled oma tänase juhi peale, kas sa tunned, et sinu tänane otsene juht on lisaks sellele, et ta on nii-öelda kõrge IQ-ga või see, et ta on oma valdkonnas väga-väga tugev, et ta on ka sotsiaalselt intelligentne ja emotsionaalselt intelligentne. See on oluline sellepärast, et niikaua kui inimene töötab spetsialistina, ta töötab vastu arvuteid, ta töötab masinatega, ta ei puutu kokku eriti teiste inimestega, siis justkui sotsiaalne ja emotsionaalne intelligentsus ongi ebaolulised. Niipea, kui aga inimene saab juhiks, tõusevad sotsiaalne ja emotsionaalne intelligentsus väga-väga olulisele kohale. Mis asjad need kaks nähtust siis üldse on? Sotsiaalne intelligentsus on hästi lihtsustatult öelduna võime lugeda ruumi, võime lugeda teiste inimeste kehakeelt, võime lugeda teiste inimeste mikrosignaale, aru saada, mida, millal, kuidas öelda. Ja kui sa töötad meeskonnas, grupis, olgu see siis koosolekul või üks-ühele vestlusel, see on ülioluline, et sa suudad lugeda teist inimest, kuidas ta käitub, kuidas ta oma kehakeelt väljendab. Ja kui sa seda ei suuda, siis sa võid lihtsalt teha ja öelda asju, mis ei tule kasuks. Ja kui me räägime emotsionaalsest intelligentsusest, siis see on veel keerulisem, sellepärast et sotsiaalse intelligentsuse puhul sa ikkagi loed seda nii-öelda, mis on sinu ümber. Sa näed teisi inimesi ja sa suudad ikkagi aru saada, et mis nende sees toimub. Aga emotsionaalne intelligentsus tähendab seda, et sinu tähelepanu läheb enda sisse ja võime oma emotsioone teadvustada, märgata, võime reguleerida seda, kas sa annad oma emotsioonidele ja reaktsioonidele järgi või sa ei anna, siis see mõnes mõttes on kõrgem pilotaaž. Ja kuna nii sotsiaalne intelligentsus kui emotsionaalne intelligentsus on suhteliselt abstraktsed ja alguses võib-olla isegi keerulised hoomata, siis kahjuks väga-väga tihti ikkagi ka inimesed ütlevad, et nende juhil on sageli sellega probleeme. Kuidas on olukord täna sinu endaga? Isegi kui sa oled oma valdkonnas väga tugev spetsialist, kas sa tunned, et sa oled meister ka sotsiaalses intelligentsuses, ruumi lugemises ja kas sa oled meister ka iseendaga hakkama saamises? Sa näed enda emotsioone läbi, sa suudad reguleerida ennast ja õigel hetkel käituda viisil, mis on kõige adekvaatsem, mitte ei lase emotsioonidel ennast üle võtta.